Tere, mina olen Eija Uus ja sa kuulad-vaatad Rahvaraamatu sisuhäälingut Raamaturännak. Täna on mul ülihea meel siin tervitada külalist, kelleks on Taavi-Peeter Liiv. Tere! Tere ja meeldiv tutvuda. Taavi, sa oled, Taavi või Taavi-Peeter? No üldiselt mulle meeldib kõige rohkem Taavi-Peeter, aga keegi mulle kõik ütlevad ikkagi Taavi, aga Kusjuures ma just lugesin ühe viimase aasta kaunima raamatu preemia sai raamat nimega Miks Jaan ja siis eile õhtul lugesin sellega läbi ja siis seal on üks siis väike Jaan, kes kogu aeg küsib, et miks mu nimi on Jaan ja siis minnakse suguvõsa kokkutulekule ja siis seal kõik on Jaanid ja siis raamatu lõpus tuleb välja, et tegelikult keegi pole lihtsalt Jaan, vaid kõik on Jaan Peeter ja Jaan Eerik ja Jaan Karl ja ja siis kui ta läheb esimesse klassi, siis ta ei taha, et keegi talle koolis Jaan ütleks, vaid siis ta hakkabki olema Jaan Märten. Jah, minul on kuidagi, ma olen ikkagi Taavi üldiselt inimeste jaoks ja kuna ma olen peaaegu kogu elu korvpalli mänginud, siis mingil veidral põhjusel seal erinevates korvpallivõistkondades ma olen alati Pets olnud. Ma ei tea, kus see tulnud on, aga inimesed on vahetunud, aga seal olen Pets, muidu olen Taavi ja nagu mõne inimese jaoks olen Taavi-Peeter ka. Sa oled eelkõige tuntud muusikuna ja produktsiooni õppejõuna, aga tegelikult sa õppima läksid hoopiski kirjandust ja teatriteadust. Jaa, ma õppisin Tartu Ülikoolis, jah, Eesti kirjandus oli peaeriala mul ja kirjandust sellel ajal ma juba teadsin, et ma tahan tegeleda muusikaga, aga ma ei tahtnud muusikakooli minna. Ja mul oli kuidagi nagu selles mõttes hea lastetuba, et ma olin alati lapsest saadik lugenud ja teatris käinud palju ja siis mul kuidagi see sisseastumine oli ka, läks ladusalt. Et siis ma mõtlesin, et harituse mõttes, et oleks põnev kirjandust õppida ja oli ka täitsa, jah. Aga nüüd ise laule luues, kas sa tunned ka, et kuidagi see kirjandusharidus teeb võib-olla nagu laulu sõnade kirjutamise raskemaks, sest sa oled olnud nii sellise, et nagu näinud seda seestpoolt, et mis on hea kirjandus, mis on hea luuletus ja mis on hea tekst ja Ma arvan, et ikkagi pigem nagu on tulnud abiks või jah, et ega see lauluteksti kirjutamine on, see on täiesti individuaalne, minu jaoks see ongi selline keeruline protsess nagunii ja alati kõige viimane, sest et kui ma olen stuudios ja salvestan muusikat, siis ma saan väga reaktiivne seal olla, et kui mulle see akord ei meeldi või kuidagi, et ma saan nagu käigu pealt seda nagu muuta, aga lauluteksti nagu kirjutades on kuidagi teistmoodi, et kõik võtab nagu kauem aega ja see on sellise nagu valulikum natukene. Aga samas minu jaoks on hästi oluline, et kui ma midagi laulan, et siis ma ise nagu usun seda, et siis nagu niimoodi ma lihtsalt mingitest asjadest, millest ma tegelikult ei tea või mingitest linnatuledest või nii, ma ei viitsi nagu laulda. Et siis, aga küsimusele vastaks ikkagi, et ma arvan, et pigem on tulnud kasuks. Sul on peagi ilmumas uus plaat. Kas seal on mõni selline lugu või tegelikult üleüldiselt, kas või eelmistel plaatil, kas on mõni selline lugu, kus sa sõnadega oled eriti rahul, kus sõnad lihtsalt tulid ja sul meeldib neid laulda? Selle uue albumi peal on kõik laulud muidugi sellised, need on kõige nagu värskemad või kuidagi, et ma proovin ikkagi kirjutada nii, et mul oleks nende lauludega mugav, et mul on ka uus bänd, et siis plaanis on ka neid esitada laval, et siis peab olema nagu hea tunne, aga jah, mõned on ka vanemad laulud, näiteks selline laul nagu Tuvi, sest et see on nüüd konkreetselt selline laul, kus ma lugesin kunagi Patrick Süskindi siis, näidend on see vist põhimõtteliselt ongi Tuvi, et on kontrabass ja Tuvi ja siis tal on ka üks romaan, on see Parfüüm, et ja see tema
tema siis raamatud on mind väga liigutanud ja see oli nagu lahe selline siis inspiratsiooniallikas, et ma lugesin seda raamatut ja siis inspireeris mind, siis see tekst tuli ka päris nagu hea või kuidagi, et et kuna ta on mingist päris kohast, et siis ta ka kaigub nagu tulevikus hästi kokku endaga, ja eks neid on veel, jah. Võluilm on selline laul, mille tekst mulle meeldib või uutematest 100 mõtet on, et jah, ma proovin teha nii, et oleks endal nagu okei, kuigi mul enda muusikat ma ei kuula, kui see juba valmis on niimoodi, et ma seda naudiks või kuidagi, et kuskil tanklas kuuled või et siis on nagu jube, et oi issand, kui hästi ma panin, et seda ei ole, et pigem on ikkagi nagu teistmoodi kuidagi, aga jah, võib-olla on niisugused paar näidet. Sa õppisid ka teatriteadust seal Eesti kirjanduse kõrval ja teed ka teatris helikujundisi. Jah, ma olen olnud nii helilooja kui ka helikujundaja, et siis seda tööd ma sattusin tegema küllalt juhuslikult, et see oli vist äkki 2018, mu sõber, teatrikunstnik Illimar Vihmar, parasjagu siis Linnateatris tehti Preili Julied ja siis ütles, et lavastaja Laura Jaanhold oli siis uurinud kõigepealt tema käest, kuna ta on suur siis muusikasõber, et kas ta tahaks kujunduse teha ja siis ta soovitas kuidagi mind ja siis seal ma kohtusin dramaturgi Paavo Piigiga ja kuidagi siis mingite inimestega nagu koostöö säilinud, et see teatritöö mulle väga meeldib, et mulle meeldib meeskonnas töötada või tiimis, et igalühel on oma roll ja see on nagu saad oma stuudio seinte vahelt ka välja ja huvitavate inimestega kohtuda, et see on põnev. See Preili Julie, mis sa mainisid 8 aastat tagasi, kui sa seda ütlesid, siis mul kohe hakkas see kõrvus kõlama, et ma mäletan, ma sain nii suure elamuse sellest. Väga lahe. Ma ise mäletan, et ma olin, põhimõtteliselt see siis lavastus algab valsiga ja siis see on originaalmuusika seal ja kui me siis proovisaalis esimest korda nagu seda kuulasime, siis mul oli ikka ma olin nagu nii närvis, et selline täitsa uus kogemus enda jaoks. Aga ma mäletan, et Elisabeth Reinsalu oli väga nagu vau, et issand kui lahe, et nii ilus, kas ise, et hästi toetav, et siis kuidagi jah, see on mul sellest nagu lavastust meeles. Kas on sul mõned lemmika teatritekstid, mida, ma ei tea, mille juures sa oled töötanud või mida sa oled lugenud või lihtsalt teatris vaatamas käinud? Nagu mulle väga meeldis, ma proovin siis mõelda, et lavastus on nagu üks asi, aga just, et nagu teksti mõttes või nii, et Mephisto, et oli nagu väga-väga hea tekst just minu arust ka, siis nüüd hilisematest eneseabiõpik, on väga tekstil põhinev ja väga selline nagu mitmetahuline ja huvitav ja kaasahaarav ja miks mitte ka siis Macbeth, mis nüüd lõpetas, et jah, niisugused hetkel meenuvad need. Aga kui palju üldsegi sinu elus on aega raamatutele? Ma olen selles mõttes nagu halb lugeja, et mul on nagu selline sinusoid, et aega tuleb mingi periood peale, kus ma loen, nagu võib öelda, et võib-olla isegi nagu palju, aga on ka perioode, kus ma kuid ei loe üldse, et mul sellist harjumust ei ole, et öökapi peal on nagu raamat, võivad olla küll, aga nad võivad seal nagu jäädagi sinna lebama mõneks ajaks. Et aga samas ma nagu ka kuidagi ei pane, et kui ma ei taha lugeda, siis ma ei loe ja kui see tuhin tuleb peale, siis ma jälle nagu loen
aga no ma ei saa öelda jah, et ma nüüd iga päev kogu aeg loeks, et loen mingeid muid asju, mis ei ole üldse nii tervislikud praegu, ma arvan, et uudiseid väga palju ja nii, et aga üldiselt olen no ikkagi ilukirjandust kõige rohkem lugenud raamatutest, et jah. Mul vahepeal tekkis see rütm, kus märkasin hommikul piisavalt vara, et mul ei olnud kuhugi kiiret ja laps ei olnud veel ärganud ja siis ja noh, ka ajal enne lapsi last, et siis hommikuti lugesin ja see, et kui hommikuti lihtsalt mingi kas või 10 minutit lugeda, see andis mulle nii suure rahupäevaks ja tõesti, ma ei tea, kuidagi pani hoopis teisele lainele ja mul ka viimasel ajal on kuidagi, et ei olnud seda hommikust lugemist ja ei ole vahel ka seda õhtust lugemist, et mul on ka hästi selline sinusoidne lugemine, et mõni aasta tõesti loen üle 100 raamatu ja siis mõni aasta vaatan, et ma ei tea, kas siin aasta lõpuks paar luulekogu ja. Ei, sellega ma suhestun hästi, et seda mul on ka olnud perioodi just, et see kuidagi see hommikune lugemine, et noh, mina võin öelda, et minul on vahel selline harjumus nagu ilmselt paljudel, et ma võtan telefoni ja noh, ma ei tea, loen uudiseid, et kas või täna hommikul ma nagu siis korra, ühelegi uudisele kõik on jõudne, nagu millelegi peale ei kliki, aga et su esimene siis kuidagi nagu kontakt või teadvusel olek on juba mingit niisugust väga halba asja lööb peale, et siis, et jah, ühesõnaga peaks kavasse jälle võtma selle hommikuse lugemise, et see annab kuidagi hea fooni nagu päevaks küll. Et palju ei ole vaja, ma arvan ka, et 10-15 minutit juba on väga, väga, väga mõnus. Ma kusjuures viimasel ajal olen ka märganud seda, et see, mis sa ütlesid, et see maailma uudised on nagu nii hulluks läinud ja nii jõudne lugu kogu aeg, et seega on hakanud mõjutama seda, millist kirjandust ma tarbin ja mida ma jaksan lugeda. Et ongi, et kui see ümbritsev maailm on nii jõudne, et siis ma ei suuda lisaks sellele veel lugeda, ma ei tea, sõjast ja näljast ja perevägivallast ja et endale ka kuidagi nagu huvitav see, et oota, aga mis raamatuid siis üldse veel on, et ma tean, et ma ei suuda lugeda midagi kerget, aga et kas raamat saab olla sügav ja samal ajal mitte väga masendav, et ma ka olen otsingul praegu, et minule meeldis see, mida ma hiljuti lugesin, oli siis Kured lendavad lõunasse või see Liisa Ritsen, siis Rootsi autor, et see jättis, oli nagu sügav teema või et isa lahkumine, aga ta oli nii südamlikult või kuidagi õrnalt või kirjutatud, et see pigem nagu tekitas just niisuguse sooja tunde või selline, et selle põhjal, mis sa rääkisid, ma jäin nagu mõtlema, et siis näiteks see raamat mulle meeldis. Kusjuures ma olen hiljuti kuulnud seda soovitust ka just sarnase mõttega, et teema on raske, aga hing ei lähe nii raskeks selle pealt. Nojah, et eks ta on elu paratamatus või elu osa ja kuidas seda siis käsitletud on. Ja tõesti, et minust et väga lihtne oli lugeda ja tekitas ikkagi pigem sellise sooja tunde või kuidagi nagu ilusa võib-olla isegi. Aga mis veel on sul viimase aja lugemiselamused olnud? No tegelikult see ongi ja siis viimasel ajal olen ka nagu niimoodi luuletusi võib-olla lugenud täiesti juhuslikult, et midagi riiulist haarad ja siis teed lahti ja loed, et sellega on nagu nüüd viimasel paaril kuul see kõver ongi all, ütleme praegu nii, et sellega ongi see lugemine nagu piirdunud. Aga luuletajatest keda siis? Ehinit on alati mõnus lugeda, Alliksaart, Juhan Liiv ja Marten Kuningal on üks luulekogu, seda ma ikkagi loen aeg-ajalt, et Hasso Krulli, jah. Aga mis on olnud sinu elus sellised tähtsad raamatud, mis on kuidagi, ma ei tea, meelde jäänud, vaimustanud, tekitanud tugevaid tundeid ja et kui keegi küsib midagi raamatute kohta, siis sul on mingi see raamat? Jaa, Patrick Süskindist me juba rääkisime,
Siis väga paljud raamatud on, mis on väga tugeva tunde jätnud, on nagu siis kuidagi mingis kindlas ajas nagu olnud ka, et võib-olla kui ma olin 20, et siis ma olin hästi vastuvõtlik või kuidagi, et mis ma näiteks nagu düstoopiaid ma olen lugenud, aga näiteks Huxley'l on, minu arust seda eesti keelde pole tõlgitud, aga on üks ka selline salongi romaan võib-olla ma ütleks või point, counterpoint või mis on nagu selline mingi sootsiumi uurimine, see mõjutas mind väga või jäi meelde. Siis Ristikivi on, miks mitte Mati Unt, siis Kellavärgi kapelsin, et just see naatsati keel või kuidagi, et siis ja siis lugeda ka, et autor siis kunagi, kui ma nüüd õigesti et sattus Nõukogude Liitu ja siis nägi neid inimesi, ise keelt ei räägi ja siis nagu raamatus kasutab, et eriti just nagu inglise keeles lugeda ka seda Clockwork Orange'it see on mulle väga, väga meeldinud ja jah, nagu ma ütlesin, mingit düstoopiat ka, et Hea uus ilm või Orwelli asjad, et jah. Kuidagi läksid mõtted praegu sinna, et võib-olla sa ise kirjeldad paari sõnaga enda muusikat lugejale, kes ei ole seda kuulnud. Et mida sa laulad, mis keeles sa laulad ja kuidas sa ise seda määratleksid või mida see meenutab või kellest see on mõjutatud? Jaa, eks see on nagu, see uus album, mis ilmub, see on selline ikkagi nagu rock-muusika, ma ütleks, või niisugune kitarripõhine muusika, et varem ma olen palju süntesaatorid ja klahvpille mänginud, et uue albumi lood on jah, sellised nagu kiiremad, võib-olla natukene agressiivsemad, mingis mõttes, vähemalt mu enda soov on praegu kirjutada sellist lihtsat pretensioonitut muusikat. Ma olen väga palju kuulanud viimasel ajal ansamblit The Strokes, mis kunagi et ka nagu taas avastanud, ütleme nii, või sellist nagu kitarripõhisemat muusikat olen viimasel ajal rohkem kuulanud, et siis see uus looming on midagi sellist, aga see on nüüd selline seda on alati väga keeruline teha, et kellelegi nagu seletada just eriti nagu muusikat ka, et eks ta on nagu selline natuke indie alternatiiv pop võib-olla või midagi taolist, et heli mõttes siis teksti mõttes ma ei tea nagu see, et ma ei oskagi nagu päriselt, et ma ei oska nagu öelda, et ma nagu pööran tähelepanu sellele päris palju, et või näen nagu sellega vaeva kindlasti, et mida ma nagu ütlen, aga inimestel on, mulle meeldib, kui laulutekstid on ambivalentsed või et iga inimene tõlgendab neid vastavalt oma olekule või siis oma kogemusele või oma tunnetele, et see mulle nagu meeldib, et kui keegi tuleb juurde, ütleb, et see laul räägib sellest või et mõjutas mind nii, et see on hästi hea nagu tunne, et see on mulle nagu kompliment, et ma üldiselt ei kirjuta selliseid laule, et nüüd teravik on täpselt seal ja et nagu ma ei tea, Sal Saller näiteks mingit, mis on väga suur tugevus nagu ka ja et jah, sellele nagu konkreetse vastuse jään nagu võlgu või väga täpselt ei oska nagu öelda, ja teinekord päriselt olen ka niimoodi kirjutanud, et ma nagu ei teagi ka ise, et see on nagu kuidagi tunnetuslik rohkem või et ma proovin enda jaoks mingit tunnet või emotsiooni nagu tabada ja näiteks raamatutes mulle meeldib ka, loed Murakamit, mulle jääb kõige rohkem meelde see mingisugune aegruum või maailm või mingisugune selline, et mitte nii täpselt võib-olla tegelased või tegevustik või et jah. Ja ma just tahtsin ka selle kohta küsida, et kas, et minu jaoks, kuidagi ma ei tea, mul endal praegu midagi kristalliseerus, et võib-olla ka need raamatud, mida ma armastan, ongi sellised, kus on see ambivalentsuse ruum, et kus mul on võimalus tõlgendada, kus mul on võimalus erinevate tunnetega läheneda, erineva prisma läbi seda vaadata, et
kus ei ole kõik nagu ette nämmutatud Mhm. ja ja noh, nagu sa ütlesid, et inimesed tulevad nagu mingite laulude kohta näiteks ütlema, et mul selle viimati ilmunud romaaniga Tüdrukune on ka nii huvitav, et enda meelest kirjutasin eriti igava lõpu, et see oli lõpp, mida ma ei tahtnud kirjutada ja mida ma ei viitsinud kirjutada ja ma võitlesin oma tegelastele vastu, et see raamat ei lõppeks niimoodi. Ja siis enda meelest oli nii nagu, no ma ei olnud sellega rahul, aga et ka erinevad lugejad tulevad ja tõlgendavad seda, üks ütleb, et see oli õnnelik lõpp, teine ütleb, et see on mingi traagiline lõpp ja et ise kuulan huviga, et Ja. Ei, see on üldse kunstis minu arust lahe, et noh, ükskõik mis see vorm on, noh, et okei, võtame, et romaan on ju, et ma arvan, et kui ma loen mingit raamatut 10-aastase vahega, et see võib täiesti, noh, sõltubki täpselt, et noh, ma inimesena ise ju kasvan, arenen, kus ma parasjagu olen, et ma mõtlesin just selle peale siia tulles, et ma teadsin, et noh, et tuleb küsimus, et mis on olulised raamatud olnud või niimoodi, siis ma jäin kuidagi mõtlema selle peale, jah, tõesti, et mõned raamatud, mis mind väga liigutasid, nagu 20-aastaselt lugesin, et äkki noh, et oleks hea lugeda uuesti, et vaadata, et mis siis toimub nagu või kuidagi. Ja noh, muusikaga samamoodi, ükskõik filmiga, ma arvan, et kõigega, et jah, jah, mulle meeldib ka see, et fantaasia on küllalt erk endal, et siis noh, nagu, et kui jääb jah, see nagu sa ütlesid, et ei taha, et kõik oleks nagu kasti pandud või ette pandud. Ja ma mõtlen, et võib-olla nagu asi, mis mind on läbi aegade, noh tõesti päris noorest peale häirinud raamatute puhul on lõpetatus. Et kui raamat lõpeb nagu nii konkreetse lõpuga, et noh, et kas siis muinasjuttudes, et kõik elasti õnnelikult elu lõpuni või siis, et noh, mitte midagi ei jäeta õhku, mitte midagi ei jäeta lahtiseks, et sul ei jää seda enda mõtlemisruumi, et noh, kas või nagu Harry Potteri puhul ma olen nii pahane, et seal lõpus oli see 20 aasta pärast, nad on mingi lapsevanemad, saadavad oma lapsi kooli ja mul oli mingi, miks te rikkusite hea asja ära nii halva lõpuga. Et jah, et võib-olla nagu, noh, kui sa vaatad näiteks maali või mingisugust visuaalse kunsti teost, et see ongi, et mitte keegi ei ütle sulle, mida sa pead mõtlema või seda tõlgendama. Jah, selles mõttes on õige, jah. Aga noh, ma nüüd ise ei mäleta, kuidas see Harry Potter lõppes, aga niisugune 20 aastat hiljem ja kõik on lapsevanemad. Aga seal on, noh, aga siis jääb vähemalt see, et 20 aastat veel, et saab sealt. Nad on elus vähemalt. Et saab sealt edasi mõelda, et mis siis saama hakkab. Aga enne kui sa mainis seda kellavärgiga apelsini, et siis ja seda keelt, siis tekkis selline küsimus, et kuna sa teed on ju enne muusika ja alles siis sõnad ja sa ei laula alati kõige selgema diktsiooniga, et kas sa saad nagu mingeid täitesõnu ise vahele välja mõelda ka? Kindlasti ma seda teen, jah, et mingid nagu siis, kuidas öeldakse, et häälutused või nagu luules on ju, et noh, vahel ikka mingid jah, et rütmistada midagi või nii, et diktsioon vist mul ei ole jah, kõige selgem, aga pean ütlema, et ei ole ka nagu eriti sellele nagu tähelepanu pööranud või suunanud, et see Eiga see tundub just nagu taotluslik. Ei, ta pigem nagu ongi jah, et pigem nagu ongi jah, ja selline teatav ka nagu, et ta ei ole väga võib-olla kõige rütmilisem või nagu nii, et aga jah, et jah, seda tuleb küll ette, et noh, et mingisugune häälutus või mingisugune noh, et ma olen selles mõttes ikkagi keelega suhteliselt vaba, ma arvan, et laulutekstides või kuidagi noh, et kui et mingi asi on nagu veider või nii, et noh, las ta siis olla või noh, et selles mõttes küll, jah. Ma just hiljuti kuulsin esimest korda elus sellist väljendit nagu kuulab siia. Ja see oli dirigent, kes kasutas seda oma kooriga
ja siis ma olin seal lähedal ja mõtlesin, et issand, kui täpne väljend, et on nagu ortograafiliselt ebakorrektne, aga ma saan täpselt aru, mida see tähendab ja siis järgmisel päeval kuulasin su muusikat ja kohe laul algab sõnadega kuulab siia ja ma olin valvel kohe. Jah, just, et see ongi siis kaitseväe kõnepruuk või et kuulab siia või annab 50 või noh, nagu, et kuidagi jah, see on viimasel ajal ma olen küll, ega mul ei ole mingit teksti kirjutamise vormelit nagu, aga mul on nagu mõned uued laulud on sellised, kus ma olen nagu, et ma tahan laulu alustada kuidagi niimoodi, et noh, et kuulab siia, et kuulab, mis mul on öelda või noh, et see kohe noh, nagu sellise tekitab valmisoleku võib-olla kuulajas ka. Et see esimene nagu siis rida või lause võiks olla nagu selline noh, või üks teine uus laul, mida saab varsti ka kuulata, mis ilmub singlina Joo-joo, seal on siis, et mul on kitarr, sul poogen, noh, et see on ka nagu mitmetähenduslik, et mulle nagu meeldib see, et mis see siis täpselt noh, et mul on kitarr, et kas ma proovin sulle muljet avaldada, aga sul on nagu savi on ju, või sul on poogen, noh, et ma proovin nagu leida selliseid just viimasel ajal, et selliseid nagu sissetõmbajaid või midagi või noh. Aga kas on ka mingeid laulusõnade kirjutajaid, kelle tekste sa ise väga naudid, et kui sa kuuled neid laule, siis mõtled, geniaalne? Jaa, Vaiko Epliku tekste naudin küll, et noh, ta ei ole ju alati, et ta on Andres Ehini tekste palju viisistanud, aga ka tema enda tekstid, et ma arvan, et Nõgesed on äkki tema tekst, Hurraa või noh, nagu palju tegelikult häid, et mulle meeldib, kui ma saan midagi teada autorist, et kui ta mulle siis mitte mul, või noh, laulab või suhtleb oma publikuga, et Marten Kuningas samamoodi, ma arvan, et on ka nagu, et need kaks võib-olla, ja Jarek muidugi ka. Et jah, need kolm siis praegu meenuvad, et kui me Eesti muusikast nagu räägime. Aga maailma muusikast siis David Bowie tekstid on väga head, sest seal on palju huumorit minu arust, see on nagu selline keeruline vorm, ma arvan, muusikas, et kuidas nagu olla humoorikas või jah. Jaa, ma ei olegi niimoodi mõelnud selle peale, tõesti on. Jah. Ma just viimasel ajal olen hästi tihti siin külalistelt küsinud, et kuidas kirjutades olla naljakas, aga veel laulusõnad on nagu ekstra tase, et kuidas seal. Jah, et kuidas, no eks see on ka nii peen või erinev, no, et mis kellelegi on nalja või noh, see ei ole ha-ha naljakas, aga selline et nutikas või natuke paneb naerma ka. Ma nimetasin praegu ainult mehi siin, aga nagu Kate Bush näiteks ka, et on ka päris humoorikas, et Babuška näiteks. Noh, et nagu sellised ja et ikkagi, eks neid on palju, et sellest mina olen selline, et ma kuulan nagu teksti ka, aga ma arvan, et muusikas kõige olulisem on see, et ikkagi, et nagu kuidas midagi öeldakse. Et kui seda tehakse kuidagi veenvalt, enesekindlalt, et siis see muutub ka nagu väga tihti nagu heaks. Et see, ma arvan, et see on veel kõige tähtsam võib-olla. Et ma praegu, me olime kinoteatriga, tegime Lühkareid just ja siis oli üks stseen, mis oligi siis nagu koosnes Hendrik Sall-Salleri tekstidest või laulude tekstidest, et siis ma olen nagu Wow. Ja noh, ta on väga veenev nagu selles, mida ta ütleb ja ongi, et noh, et ja see nagu siis see töötabki, noh, et kui sa ise kuidagi oled julge, oled nagu niimoodi, et noh, mina ütlen nii, on ju, et ükskõik, kuidas see tundub või ei tundu, on ju, et siis nagu levimuusikas, ma arvan, siis see töötabki nagu. Aga mis raamatut sa veel täna siia kaasa võtsid?
Ma pean ütlema, et ma võtsin riiulist, siis poe riiulist valisin raamatud, mida ma olen lugenud, mis on mind ja tegelikult mitte ainult, mida ma olen lugenud, aga mida ma ka võib-olla, et raamatusoovitused endale, et võib-olla esimene on siis Vernon Subutex või kuidas öeldakse, aga kolmas osa ma olen kahte lugenud. Ja need raamatud ajasid mind nagu küllalt närvi, sest et noh, ta on ikkagi kurb või kuidagi selline nagu vastik, aga noh, mitte ainult, et samas ta oli väga haaravad ja kuidagi see linn ja kõik see olustik ja et see nagu tõmbab, et siis võib-olla nüüd oleks aeg siis seda kolmandat raamatut ka lugeda. Siis Mudlumi mitte ainult minu tädi Ellen on kuidagi, kui ma seda lugesin, siis see liigutas mind, et on selline korraga nagu peen või tundlik, kui samas mingi nagu selline väga haarav ja mingisugune jõud oli ka siin või see olustik või see keel ja kuidagi see läks mulle korda oli ja väga nagu hästi mõnus on, kui tekib see noh, et kui lähed ujuma ja siis sul tekib see mõnus tunne, et sa millestki ei mõtle või kuidagi oled siis sellel õigel nagu lainepikkusel, et raamatutega on samamoodi vahel, et kui sa lähedki nagu sinna sisse ja lihtsalt loed ja noh, et see on, selle raamatuga oli niimoodi minul. Siis ma tahaks aru saada, mis värk on selle Rick Rubini raamatuga, et ma saan aru, et see on väga siis noh, et see on vist niimoodi kirjutatud, et see on Instagramis väga hea kasutada neid, noh, ma tean väga hästi, kes Rick Rubin on, et kui on ise muusik, et siis ma ei ole seda lugenud, aga võib-olla siis peaks seda ka lugema, et ma olen temaga vaadanud päris palju intervjuusid ja muidu lugenud, et mis tal öelda on, et see on jällegi siis nagu soovitus mulle endale võib-olla, et kui ma siit ära lähen, siis mulle see väga meeldis, aga see alguses üllatas mind sellise teatava esoteerilisusega, mida ma ei oodanud, sest ma ei olnud vaadanud ta intervjuusid palju, ma ei tea, kas ta räägib rohkem ka sellist teemadest, aga siis mida rohkem ma sinna sisse läksin ja rohkem kaasa mõtlesin, siis mõtlesin, et tegelikult ka ma usun ise sama, et see on maagiline protsess tegelikult, et kuidas, kui sa oled mingi asja sees, kuidas siis hakkavad sulle saabuma igalt poolt maailmast mingisugused osakesed ja. Jah, noh, võimalik jah, et noh, peakski siis ise nagu uurima ka, et mina päris nii ei mõtle alati, et kuskilt, et ma lähen stuudiosse ja siis ootan mingit inspiratsiooni. Ma arvan, küllap temaga ei mõtle, et on nii palju, väga palju. Noh, tema roll on ka teistsugune olnud, et võib-olla aidata siis bände või kuidagi noh. Aga noh, see selleks. Aga jah, tundub põnev mulle endale just. Et ma saan aru, et siis Rahvaraamatu lugemissaadikuna sa praegu valid endal ka oma järgmist noosi välja. No võimalik jah, et vaatame, et lõpetame siin ära vestluse, et siis midagi klassikalist on ju, et Surnud hinged, see on nii naljakas raamat, nii nagu vaimukas, nutikas, et selline nagu trikster. Ja seda sa oled lugenud raamatuna? Ja, seda ma olen lugenud jah. Et jah, just nagu nutikas. Ja siin on Murakamist meil on olnud juttu, et ma võtsin siin, haarasin poest lihtsalt see Norra mets, aga võib-olla tema loomingust mulle kõige rohkem on meeldinud üldse see üks raamat oli nagu jooksmisest, mis on rohkem võib-olla nagu essee on ju. Ja võib-olla kõige rohkem see tuleneb siis professioonist ka, ma arvan, aga tal on väga pikk 300 lehekülje pikkune intervjuu Seiji Osavaga, kes on siis dirigent Absolutely on Music. Et see mulle väga meeldis, et lisaks sellele, et on suurepärane nagu proosakirjanik, et tal on ka niisugused intervjuud või sellised esseed on ka väga huvitavad, et kus seda temale omast, ma ütleks niisugust maagilist maailma nagu ei ole, aga kuidagi teistmoodi üles ehitatud, väga põnev ka. Ja ma olen ka suhteliselt kõike Murakamilt lugenud
ja kusjuures minu lemmikraamat temalt on ka non-fiction, on siis Tokyo selle terroriakti järel. Ta intervjueeris kõiki ellujääjaid ja lihtsalt üks parimaid raamatuid, mis ma olen elus lugenud, et jah, mulle meeldib lugeda ta romaane ja novelle, aga lihtsalt see, kuidas ta on need intervjuud kokku kirjutanud, et ta väga palju väga eriilmelisi oskusi tegelikult. Jah. Aga siis ma alati palun, et külaline loeks ka ühe luuletuse. Mis sa meile kaasa võtsid täna? Mina võtsin siis Andres Ehini Kimbuke sinilolli, ja ma loen ette siis luuletuse Varielu, mis on ka viisistatud, mis on ka suurepärane laul. Et ma loen selle ette ja siis paari sõnaga võib-olla kommenteerin ka, miks ma selle valisin. Nii, Varielu. Mul keha ei ole, kuid hommikul tõuseb mu vari. Tema tumedad sõrmed kobavad ust. Ta puhtaks küürib rohukastene hari, kuid valgeks vari ei saa. Ta ikka on tohutu must. Siis pika peale kaob kastese hommiku uudus ja piidleb mu varju päikese põletav pilk. Nüüd närbub mu vari kui taim, kellel veest on puudus või vaevleb kui lootsikus siputav silk. Ent õhtul, kui kraavides krooksuvad konnad kooris, mu vari saab juurde jõudu ja reipust uut. Siis aga, kui orud on päikeseloojaku looris, asub mu vari kartmatult ootama kuud. Üle sinise plangu tõuseb punane kuu. Aias hämaralt naerab kõrvitsa kari ning kõrvitsate vahel pleegivad mu luud. Mu keha on kõdunud, alles on vari. See vari on suur ja pehme kui samet. Ukse esiselt sirutab planguni ta. Nii ere on punane kuu. Ta kiirte hame. Piirab mu varju üle taeva ja maa. Et ma kuskilt lugesin, et Ehin oli 16-aastane, kui ta selle teksti kirjutas, et siis ma mõtlesin, millega ma ise tegelesin selles ja mulle ka see Vaiko Epliku siis laul väga meeldib, et ja väga ilus. Ei oskagi täpselt, rohkem polegi midagi võib-olla vaja öelda. Aga suur aitäh sulle tulemast. Vähemalt mina küll pikisilmi ootan su plaati. Ja siis uurin kindlasti esitluskontserdite kohta infot juurde. Kõik on tulekul sel kevadel. Need tulevad, et hoidke siis silmad lahti. Väga tore, suur aitäh sulle. Ja, aitäh. Jääme lugemiseni.